et demokraatia ideaal, mida deklareeritakse ühe meie riigielu alusena, ei oleks lihtsalt tühi sõnakõlks, näeb ka 29. paragrahv 20. aasta põhiseaduses ette 3 instrumenti, mille kaudu siis rahvas saab reaalselt teostada oma staatust kõrgeima riigivõimu kandjana. Ja need 3 instrumenti on esiteks rahva hääletamine, teiseks rahva algatamine ja kolmandaks Riigikogu valimised. Ja ma väidan, et see järjekord siin ei ole juhuslik. Et need on tähtsuse järjekorras. Kõige olulisem on rahva hääletamine, teiseks on rahva algatamine ja kolmandaks on Riigikogu valimised. Nüüd hüppame korraks edasi 1933. aasta põhiseaduse juurde. Ma olen siit toonud välja ainult selle sama 29. paragrahvi, mida siis muudeti. Nagu te näete, on siia lisatud ka 4. punkt, mis on siis riigivanema valimised. Ehk 4. instrument veel. Aga see oli asutavas kogus ka, ühesõnaga eelnõus oli sees, aga seda sotsid hääletasid maha. Just. Aga 33. aasta põhiseadusest on reaalselt sees. Ja. Aga 20. aasta põhiseadusest teda ei saanudki lõpuks sees olla, sellepärast et seal puudus riigivanema institutsioon. Eks? Ei valitav riigipea oli seal kirjas eelnõus. Eelnõus küll, aga ja hääletati välja, aga nemad ei saanud ise riigipead, jah, aga riigipead selle välja. Aga fakt on see, et kehtivas põhiseaduses seda ei olnud, nii et ei saagi valida riigipead kui institutsiooni olnud. Jah. Aga siis 33. aasta põhiseaduses on mitte 3, vaid 4 instrumenti. Ja mida ma nüüd tahan teile näidata, on 2 asja. Esiteks, Eesti rahvale on sisuliselt alles jäänud nendest 4 instrumendist 1 Riigikogu valimised ja seegi puudulikult. Mõelge selle peale. 4 instrumendist, millega teostada oma staatust kõrgema riigivõimu kandjana, on jäänud alles 1 ja seegi puudulikult. Ja nüüd ma põhjendan seda väidet ülejäänus. Kõigepealt vaatame, millest seisesid need instrumendid ja miks need on nii olulised ja võrdleme seda meie tänase olukorraga. Läheme siis paragrahvi 30 juurde. Vaatame need 3 paragrahvi nüüd läbi. 30, 31 ja 32. Ja see on see asi, mis on inimestele silmi avav. Ja nad saavad aru sellest, kui neid instrumente kirjeldada, kui erinev oleks Eesti Vabariik, kui meil oleks alles need demokraatlikud instrumendid. Võtame siis kõigepealt paragrahvi 30. Iga Riigikogu poolt vastu võetud seadus jääb välja kuulutamata 2 kuu kestes tema vastuvõtmise päevast arvates, kui seda nõuab 3/3 Riigikogu seaduslikust koosseisust. Nii, siin on natukene vanaaegne keel, aga peaks olema arusaadav. 2 kuu jooksul jääb vastu võetud seadus välja kuulutamata, kui vähemalt 1/3 Riigikogu liikmetest seda nõuab. Jah? See on siis märkimisväärne osa opositsioonist. 1/3. 30, Eestis oleks see siis 34 Riigikogu liiget. Läheme edasi. Kui selle aja jooksul, ehk selle 2 kuu jooksul, 25 000 hääleõiguslikku kodanikku nõuab, et nimetatud seadus esitatakse rahvale vastuvõtmiseks või tagasilükkamiseks, siis oleneb pärastine väljakuulutus rahvahääletuse tagajärgedest. Ehk siis 2 kuuse perioodi jooksul on võimalik koguda kokku 25 000 allkirja hääleõiguslikelt kodanikelt või rohkem. Ja kui seda tehakse, siis pannakse see seadus rahvahääletusele. Ja kas see seadus hakkab kehtima või ei hakka, see sõltubki siis selle sama rahvahääletuse tulemusest. Ehk rahvas kui peremees võtab otsustamise enda kätte, kui tundub, et see seadus, mis Riigikogus vastu võeti, on problemaatiline. Kui märkimisväärse osa opositsiooni arvates ja ka paljude allkirjastajate arvates rahvas esindajatena seda nii arvatakse. Nii, läheme nüüd edasi, mis siis saama hakkab? Paragrahv 31. Rahva algatamise korras on 25 000 hääleõiguslikul kodanikul õigus nõuda ühtlasi. See on nüüd paralleelne mehhanism, jah? Et seadus antakse, muudetakse või tunnistatakse maksusetuks. Ehk nad saavad nüüd algatada parlamendis vastava sisulise seaduse eelnõu. 25 000 allkirja kogutakse ette nähtud korras ja saab algatada parlamendis eelnõu. Mitte saata mingi petitsiooni, palvekirja, mingisuguse kollektiivse pöördumise, vaid algatada reaalse seaduseelnõu parlamendis, mida parlament on kohustatud menetlema. Mitte nii nagu praegu tuleb see 1000 allkirjaga komisjoni, seal räägitakse sellest natuke, visatakse prügikasti, eks mitte midagski ei kohustuse. Ei, nüüd on kohustus. Nii. Selle kohane nõudmine antakse välja töötatud seaduseelnõuna Riigikogule. Riigikogu võib eelnõu seadusena välja anda või tagasi lükata. Jah, Riigikogu ei ole kohustatud seda seadust vastu võtma loomulikult, aga ta on kohustatud menetlema ja otsustama, kas see võetakse vastu või mitte. Kui Riigikogu lükkab selle seaduseelnõu tagasi, siis lähme edasi, vaatame, mis siis juhtub. Viimasel juhtumisel pannakse eelnõu rahvale ette vastuvõtmiseks või tagasi lükkamiseks rahva hääletamise korras.
Ehk kui Riigikogu rahva algatatud seaduseelnõud vastu ei võta, siis ei ole nii, et asi on lõpetatud ja läheb prügikasti. Sellisel juhul tuleb automaatselt rahvahääletus. Ehk rahvas kui peremees saab ise otsustada, kas tema algatatud eelnõu kuulub vastuvõtmisele rahva kui terviku otsuse kohaselt või ei kuulu. Ja nüüd eriti oluline lause, tunnistab rahvahääletusest osavõtjate enamus eelnõu vastuvõetuks, omandab ta seadusliku jõu. Ehk siis rahvas tühistas Riigikogu otsuse mitte seda seadust vastu võtta. Ja nüüd 32. paragrahv räägib siis nendest tagajärgedest, mis kaasneb sellega, kui leiab kinnitust, et Riigikogu kui rahvaesindus on tegutsenud vastupidiselt rahva enda otsusele. Eks, saate aru, see on ju väga oluline. Kui leiab kinnitust, et rahvahääletus jõudis teistsuguse tulemuseni kui Riigikogu, kas siis selle 30. paragrahvi või 31. paragrahvi kirjeldatud protsessi mõttes, ehk 30. paragrahv, tuletame meelde, on see olukord, kus rahvahääletus korraldatakse juba Riigikogus vastu võetud seaduse tühistamiseks. Ja 31. paragrahv on siis see olukord, kus rahvahääletus korraldatakse seetõttu, et Riigikogu pole võtnud vastu seadust, mille rahvas ise algatas. Ja see 32. paragrahv räägib siis selle olukorra, mõlema olukorra tagajärgedest. Ja vaadake nüüd, kui rahvas lükkab tagasi Riigikogu poolt vastu võetud seaduse või võtab vastu Riigikogu poolt tagasi lükatud seaduse, need 2 varianti, kuulutatakse välja uued Riigikogu valimised, mis võetakse ette hiljemalt 75 päeva pärast rahva hääletamist. Ehk siis, mis on juhtunud? Nii 30. paragrahvis kui 31. paragrahvis kirjeldatud mehhanismi osaks on Riigikogule umbusalduse avaldamine, mis on ka ju absoluutselt loogiline. Kui need, kes on kohustatud tegutsema rahva esindajana, on tegutsenud vastuolus rahva enamuse tahtega, siis nad on ju minetanud rahva usalduse. Elementaarne. Kes teist on ettevõtjad? Kes teist on tegelenud ettevõtlusega? Jah, kui te olete ettevõtte omanik ja te olete palganud endale juhataja ja juhatus on tegutsenud vastuolus omaniku suuniste, omaniku ootustega, kas on võimalik jätkata sama juhatusega? Ei ole võimalik jätkata sama juhatusega. Ilmselgelt tuleb ju juhatus välja vahetada. Valida endale uus juhataja või juhatus, kes siis tegutseks kooskõlas omaniku ootustega ja suunistega. Ja see ongi see mehhanism. Nii. Nüüd, täna ei põdesi mitte ükski punkt. Esiteks ei ole võimalik tühistada rahva hääletusel Riigikogu poolt vastu võetud seadusi, sest rahvas ei saa algatada rahva hääletust. Teiseks ei ole rahva poolt võimalik algatada Riigikogus seaduseelnõusid, mida Riigikogu on kohustatud menetlema ja kui see lükatakse tagasi, siis otsustame ise rahva hääletusel. Ja kolmandaks ei ole võimalik nende mehhanismide kaudu kutsuda esile ka erakorralisi valimisi. Ehk siis vahetada välja need inimesed, kes peaksid tegutsema riigi rahva esindajatena. Näete, ja see ongi üks ju meie praeguse olukorra kõige suuremaid hädasid. Meil ei ole reaalselt võimalik kutsuda esile erakorralisi valimisi. Kui need mehhanismid oleksid paigas, siis see, mida me viimase 2 aasta jooksul oleme näinud, oleks midagi väga erinevat. Mida me oleme näinud viimase 2 aasta jooksul? Tuimalt surutakse läbi erinevad projektid, mis on selgelt vastuolus rahva enamuse tahtega. Ei huvita. Aga miks seda saab teha? Sellepärast, et pole neid mehhanisme, mille kaudu vaidlustada neid otsuseid ja anda otsustamine ise rahva enamuse kätte ja läbi selle tegelikult võtta ka võimupositsioon sellelt seltskonnalt, kes on siis sellisel viisil käitunud. Ja see ongi see põhjus, saate aru? See ongi see põhjus, miks nad käituvad nii ülbelt, miks nad käituvad nii karistamatult ja nii ükskõikselt. Me võime teha, mida me tahame, sest teil ei ole mitte mingit varianti meid meie võimupositsioonid ära koristada enne 2027. aasta Riigikogu valimisi. 2 aastat praegusel hetkel me peame veel ootama 27. aasta märtsini, olgugi, et valitsuskoalitsiooni summaarne toetusreitingute kohaselt on circa 20%. Saate aru? See on tegelikult täiesti vaieldamatult ja ühemõtteliselt ebademokraatlik olukord. Meil peaks olema võimalus välja vahetada see seltskond, kes on kaotanud rahva enamuse usalduse, aga ei ole sel samal põhjusel, et meil ei ole neid mehhanisme põhiseaduses enam ette nähtud. Nii. Ja kui me nüüd vaatame veel kord seda 33. aasta põhiseadust, mis räägib siis ka riigivanema valimisõigusest, siis mida Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb
praegune põhiseadus, 92 aasta põhiseadus, ütleb ju seda, et meil ei ole võimalik valida endale ka presidenti. Et teatavasti president valitakse ära kas Riigikogus või valijameeste kogu poolt, eks kuhu on kaasatud ka kohalike omavalitsuste, volikogude liikmed. Aga rahval ei ole õigust ei esitada presidendi kandidaati, mis on väga oluline õigus, demokraatlik õigus, kui me räägime presidendi valimisest. Mitte ainult niimoodi, et ma ei tea, kas te tahate enam-vähem ühte lurjust või tahate teist lurjust või tahate kolmandat lurjust, eks ole. Ma ei nimeta siin praegu konkreetseid inimesi lurjusteks, aga ütleme nii, et põhimõtteliselt valik on see, et valige lurjus A, lurjus B või lurjus C. Oot, aga tegelikult me tahaksime hoopis neljandat meest omale president. Ei, sellist varianti teil ei ole, et teil on võimalik valida nende seast, kelle me teile ette paneme. See ei ole mingi reaalne valimine. Nii, esiteks ei ole võimalik esitada kandidaate ja teiseks ei ole võimalik endale ise riigipead valida. Nii et seda ka ei ole. Aga ärme sinna praegu pikemalt jää, aga lihtsalt ma ütlen, et see on ka veel oluline demokraatlik õigus. Nüüd, kuidas on meil siis lood selle viimase ja tegelikult vaatad kõige hädisema demokraatliku õigusega, mis taandub tegelikult ju millele? Taandub mitte otsustamisele ise erinevate riigielu küsimuste üle, vaid otsustamisele selle üle, kes on need inimesed, kes võiksid langetada kõik otsused meie eest. On ju nii? Et saate endale valida esindajad. Ise te ei saa midagi otsustada, aga saate siis ise endale esindajad. Aga teate, üks asi veel, ma ununes, hüppame korraks tagasi, siis tuleme siia tagasi. Mida ma tahtsin öelda on see, mis puudutab rahvahääletusi Eestis. Põhimõtteliselt ju põhiseadus ütleb, et rahvahääletusi saab korraldada. Paragrahv 105, ma tõin selle ka välja siin lehel, näete 92 aasta põhiseadus, paragrahv 105. Riigikogul on õigus panna seaduseelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele. Ja paragrahvis 106 on pandud siis kirja ulatuslikud piirangud, mida kõike ei tohi rahvahääletusele panna, mis on minu meelest ka vale, seda ei tohiks siin olla. Pole mitte mingit põhjust, et neid küsimusi, mida saab otsustada Riigikogu kui rahva esindus, ei võiks otsustada rahvas ise. Kuidas saab niimoodi olla, et peremees ei saa otsustada neid küsimusi, mida sulane saab otsustada? See on ebaloogiline, eks? Aga ärme sellest praegu räägi. Millest ma tahan rääkida on see, et kehtiva põhiseaduse kohaselt saab rahvahääletusi algatada ainult Riigikogu ja seda ei ole tehtud teatavasti kui kaua? Kes teab? 21,5 aastat, kui täpne. Jah, 200 aasta pärast. Fakt on see, et viimane rahvahääletus toimus 2003. aasta 14. septembril, kui siis hääletati Euroopa Liiduga liitumise üle. Ja siiski toimus enne massiivne propaganda, et saada nii-öelda õige vastus. Sulane tegi massiivset propagandat, et peremees annaks õige vastuse. Aga see selleks. Igal juhul 21,5 aastat ehk terve põlvkonna jagu pole Riigikogu pidanud vajalikuks ühtegi küsimust anda rahvale otsustamiseks. Viimati oli, mis oli viimane olukord, kus oli see lähedal? See oli siis, kui EKRE oli valitsuses, eks? See oli 2021. Ja siis päev enne seda, kui Riigikogus pidi langetatama otsus referendumi toimumise üle, võeti valitsus maha kapo ja prokuratuuri sekkumise kaudu. Mäletate seda operatsiooni? Mina arvan siiamaani, et need olid tihedalt omavahel seotud. Et ei tuleks seda, mis viib meid nii nimetatud läänelike väärtuste kursilt kõrvale, eks ole. Vahetati valitsus välja. Aga see selleks jällegi, ärme sinna praegu lähe. Igal juhul see on kõnekas. Ainult Riigikogu saab panna ühegi küsimuse eelnõu või muu riigielu küsimus rahvahääletusele ja 21,5 aastat pole peetud vajalikuks seda teha. Et kõnekas. Aga lähme nüüd hüppame sinna tagasi, kus ma korraks pooleli jäin. Kuidas on siis selle neljanda instrumendiga, et saab valida endale ise esindajad parlamenti? Ja siin on jällegi mitmesugused probleemid. Esimene probleem on ju minu meelest see, et tegelikult ei saa ju valida endale esindajad parlamenti, sellepärast, et kui sa oled konkreetses valimisringkonnas elav isik, siis sa saad valida väga piiratud ringi inimeste seast, kes võiks sinu esindaja olla. Seda inimest, keda sa tahaksid, et oleks sinu esindaja, sa suure tõenäosusega valida ei saagi, sellepärast, et ta ei kandideeri sinu valimisringkonnas. Nii et tegelikult sa ei saa endale valida seda inimest, keda sa tahad. Minu meelest peaks olema Eesti üks suur ringkond parlamendi valimistel, sest see ei ole kohaliku omavalitsuse valimine, vaid riigi võimu teostajate valimine. See on esimene probleem. Teine probleem on see, et kuna üleriigilistes nimekirjades toimub häälte ülekandmine, siis saavad parlamenti reaalselt paljud inimesed, keda ei ole siia päriselt valitud. Reaalselt ei ole valitud. Ma praegu ei mäleta peast, ma võiksin numbrit tuua. Üks hea näide on Hendrik Johannes Terras, kes on, eks ole, endine põhiseaduskomisjoni esimees siin kõrval.
ja nüüdne Vabariigi Valitsuse põllumajandusminister see jääb lihtsalt muigama iga kord, kui seda ütled. Ta ei tea ei põhiseadusest midagi, aga põllumajandusest, aga see ei takista loomulikult kõrgeid kohti vastu võtmast. Ja ma ei hakka ironiseerima, las ta all. Aga minu mäletamist mööda tema sai samas ringkonnas kandideerides, kus mina kandideerisin vist mingist 700 häält. Johanna-Maria Lehtme kandideeris ka samas ringkonnas, sai vist mingi 5200 häält. Nii. Ja see nende häältega tõmmati temaga parlamenti. Eks Suli tõmbas oma petu häältega parlamenti ka selle mehe, kes on siis nüüd suur poliitiline staar. Tegelikult ta pole mitte kunagi pole teda päriselt parlamenti valitud. See on reaalsus. Nii, see on nüüd teine probleemi aspekt. Ehk meil on siin terve rida inimesi, keda pole valitud. Ja kolmas aspekt, mis on kõige tõsisem, on see, et see valimissüsteem, millega meil valitakse Riigikogu liikmeid, on ju täiesti ebausaldusväärne, läbipaistmatu, kontrollimatu ja sellisena absoluutselt mitte vastav demokraatia põhimõtetele. Mitte üheski teises Euroopa riigis ei ole seda sellisena kasutusele võetud nagu Eestis. Tõsi, Prantsusmaal saavad e-hääletada kodanikud, kes elavad püsivalt välismaal, eks, väike käputäis inimesi. On veel mingid erandeid, kus piiratud tasemel selle süsteemiga eksperimenteeritakse, või seda kasutatakse, aga sellist asja, et üleriigilistel valimistel kõik kodanikud saavad kasutada seda elektroonilist valimissüsteemi, ei ole mitte kusagil mujal. Põhimõtteliselt Venemaal kasutatakse sellist süsteemi, eks, kellega meile vist ennast eriti võrrelda ei meeldi. Ja selle probleemiga seonduvad paljud põhimõttelised, väga tõsised probleemid. Ja sellest hoolimata seda kasutatakse. Ja ma vaatan, kas ma leian kiiresti üles ühe tsitaadi Ago Samusoni hiljutisest artiklist. Ago Samuson oma hiljutises artiklist tõi esile, tsiteerin. Tehnikaülikooli teadlased näitasid, et selles etapis, kus kehtivad hääled eraldatakse korduse paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Tallinna Ülikooli teadlased on seda kinnitanud ja mitte keegi pole seda ümber lükanud. 2023. aasta Riigikogu valimistel valitses selline olukord. Või selles etapis, kus kehtivad hääled eraldatakse kordus- ja paberhääletamisega tühistatud häältest ning tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid. Need ei pea pärinema üldse valimiskastist, vaid võivad olla juba eelnevalt valmis võltsitud avalikult saadavate andmete põhjal. Seda ei ole ümber lükatud. Nüüd Vabariigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe on öelnud, et audiitoril on olnud võimalus teostada pistelisi kontrolle. Et pole olnud küll sellist programmi juppi, millega teostada terviklikku kontrolli, kas on vahetatud välja sedeleid või ei ole, sellist programmi pole olnud. Ja tegelikult, nagu Märt Põder on öelnud, et ainuke viis seda kontrollida oleks see, et audiitor ise kirjutab selle programmi juppi, sest vastasel juhul võib talle ju anda programmi juppi, mis kontrollib ainult osa sellest valimiskastist, aga mitte tervikut. Aga sellist juppi ei ole olnud. Nüüd Arne Koitmäe on öelnud, et pistelisi kontrolle on audiitor saanud teostada. Samas audiitor oma ülevaates, kus ta kirjeldab kõike samme, mida ta on läbi viinud, pole rääkinud mingitest pisteliste kontrollide läbiviimisest ja puuduvad ka igasugused tõendeid, et sellise kontrolli oleks läbi viidud. Ma ei saaks ajada umbluud praegu, sellepärast, et see läheb ju salvestusse, läheb välja ja ma oleksin väga lihtsalt rünnatav, kui ma räägiksin teile mingit umbluu juttu. See ongi reaalne olukord. Ja see on nüüd siis see valimissüsteem, mida meil kasutatakse, mida ükski teine riik Euroopas pole kasutusele võtnud, sest see pole usaldusväärne ja kontrollitav. Ja sellisena ei taga tegelikult usaldust riigi võimu vastu üleüldiselt, eks ole, sest me ei saa kindlad olla, et meil on valimissüsteem, mille kaudu teostub rahva enamuse tahtmine üldse päriselt. Millega meil on siis valitud Riigikogu ja mille pinnalt on pandud meil pukiga valitsus, mis on võtnud vastu kõik need seadused, mida meil ei ole olnud võimalik rahvaalgatuse ja rahvahääletuse õiguse praktiseerimise kaudu isegi mitte kahtluse alla seada, nii et rahva enamus saaks neid tühistada. Nii, ja see on nüüd minu poolt selline kiire, läbikapatud ülevaade, mis on esitatud teile selgituseks minu väitele, millega ma alustasin, et mina täiesti siiralt, ilma liialdamata, suuri sõnu tegemata ja niimoodi poose võtmata, ei saa seda reaalsust, mis meie silme ees avaneb Eesti Vabariigi näol tänasel päeval, pidada demokraatia ideaalile vastavaks. See ei ole demokraatlik riigikorraldus. Kui me tahaksime,
päriselt demokraatlikku riigikorraldust, siis näete, kui lihtne oleks seda teostada. Meil ei ole vaja hakata jalgratast leiutama, et paneme nüüd pead kokku, teeme suured kärajad, et kuidas me saaksime siis ikkagi päriselt demokraatlikku riigikorraldust teha. Ei ole vaja jalgratast leiutada. Jalgratas on olemas. Meie enda riigis leiutatud, meie enda põhiseadustes lahti kirjutatud ja küsimus on lihtsalt selles, kas me tahame või ei taha. Ja vastus küsimusele sellest, miks ei ole tahetud, on ju ka väga lihtne. Mis te arvate, miks ei ole tahetud? Kui lühidalt vastata niimoodi, ilma mingi pikema selgituseta. Täpselt, väga lihtne. Siis läheb ju võim käest ära. Rahvas võib ju hakata otsustama sellisel viisil, mis ei toeta ette paika pandud poliitilise ja ideoloogilise programmi elluviimist. Ja siis võib juhtuda, et me peame hakkama tegutsema mitte lähtudes sellest programmist, mida meie tahame ellu viia ja mida meile programmi dikteerivad välismaised isandad tahavad, et meil ellu viidaks. Vaid tekib selline olukord, et hakka või tegema nii, nagu rahvas tahab, eks ole. Ja siis läheb ju asi täitsa käest ära. Siis me ei saa ju absoluutselt enam võimu teostada, sest see tähendab seda, kui sa loovutad võimu rahvale, siis see võim enam ei ole ju sinu käes. Ja nii lihtne see asi ongi. Ja siin ongi see võti, et kas me päriselt tahame või ei taha ja ma väidan, et probleem ongi selles, et mitte ei oska või ei saa, vaid ei taha. Ehk väga lühidalt lõpetuseks, kui tahaks demokraatlikku riigikorraldust, tuleks taastada rahvaalgatuse õigus. Anda rahvale õigus tühistada Riigikogu poolt vastu võetud seadusi rahvahääletusel, anda rahvale õigus algatada ise parlamendis seadusi ja viia need rahvahääletusele, kui parlament need vastu ei võta. Anda selle kaudu võimalus kutsuda esile ka erakorralised valimised, kui need, kes peavad tegutsema rahva esindajatena, on hakanud tegutsema rahva asendajatena. Anda rahvale tagasi võimalus valida endale ise riigipead ja tegelikult anda rahvale ka võimalus valida konstitutsioonikohtu kohtunikke, sellepärast et tegelikult konstitutsioonikohus, meil on teatavasti riigikohus kahes ülesandes, nii kassatsioonikohus kui ka konstitutsioonikohus, aga see konstitutsioonikohus, mis on paljudes riikides eraldi institutsioon, on tegelikult parlamendi ülemkoda. Võib tühistada kõik parlamendi poolt vastu võetud seadused. Ja selle tõttu konstitutsioonikohtu kohtunikud peaksid ka olema rahva poolt valitud. Vaadake näiteks sedasama kirikute ja koguduste seadust praegu. President ütles, et see on põhiseadusega vastuolus. Nüüd, kui Riigikogu võtab selle muutmata kujul vastu, siis president saadab selle Riigikohtule hinnangu andmiseks. Riigikohus põhiseaduskohtuna ehk konstitutsioonikohtuna on siis see finaalne, lõplik sõna. Kas jääd kehtima või ei jää kehtima? Ja lõpuks on see poliitiline otsus. Aga kes on andnud neile demokraatliku mandaadi? Ilma igasuguse demokraatliku mandaadita on riigikohtunikud ametisse pandud eluks ajaks, välja vahetada neid pole võimalik ennem, kui nad surevad või tagasi astuvad, eks. See ei ole kooskõlas demokraatia ideaaliga. Nii et ma ütlen, neid asju, mida tuleks teha, mida saaks teha, on palju, terve rida, kuni Euroopa Liidu liikmelisuseni välja ja selleni, millistel tingimustel me oleme üldse nõus olema Euroopa Liidu liikmed. Olukorras, kus Euroopa Liit kahmab endale järjest rohkem riikide suveräänsust, küsimus on selles, kas me tahame olla demokraatlik riik või ei taha. Ja sellega ma siinkohal lõpetan, lubasin rääkida kuni 40 minutit, mul näitab 12:39.